No tere jälle siis, täna on pühapäev meil kätte jõudnud. Ma olen nagu kodutusin oma kortsussärgiga, viskasin esimese ettejuhtu selga ja noh, see on päris kortsus. Igatahes, pühapäev on täna, ma ei tea, mis see kell on juba 3 läbi, et teeme siis väikse video valmis siin ruttu. Pikka juttu pole, tööd on tehtud siin nädala jooksul, midagi on ära läinud, midagi on tulnud juurde. Ja nii on. Teises ruumis on veel Yamaha Dragstar, millel oli siis helileke, mis lekkis siis veovõlli, ma ei teagi nüüd, veovõlli mingi otsa, mitte mis siis tagumist otsast, vaid mootoripoolsest otsast lekkis õli. Sinna läks uus tihend ja siis tuli välja, et Yamahast ei saa enam nõellaagreid, kinniseid nõellaagreid, mis käib veovõlli risti otsadesse, siis sellega läks aega jubedalt. Lõpuks viisime selle kogu risti sinna, natuke edasi sõita, mingi 5 minutit on üks laagripood, viisime sinna, see saadeti kuskile tehasesse, tehases siis pandi uus rist koos uute otsadega, nõellaagritega. Nad panid selle kokku, mis oli väga halb mõte, sest me ei öelnud ka, et ärge kokku pange, on ju, 100 € läks kõik maksma. Ja kui see koos on, siis ma ei saa seda seal mutrit hästi panna. Nii et siis tegin special tuuli, nüüd on see natukene kortsu läinud, sest et ma nüüd ei saa siin kas ta fokusseerib ära ka või? Siis jah, natuke kõveraks läinud, aga jubedalt pidi maha lihvima seda, et saaks hea ja siis sai sinna vahele täpselt. Ja nii on, et võtame võrdluseks mingi teise lehtvõtme, siis natuke erinevust on. Õnneks oli piisavalt tugev, sai kinni pandud, panin siia teise lehtvõtme otsa ja siis veel pingutasin peale ja siis tuli sealt vahelt see välja ka. Et vot, nüüd on siin Yamaha jaoks siis olemas ja teab, kui järgmine see tuleb, kust riste saada ja asju. Siis mis veel? See läheb esmaspäeval kätte see Yamaha siis, et reedel ei tulnud enam. Siin on üks ratas, isegi ma ei tea, mis ratas see on. Ta läheb esmaspäeval reisile, reedel tuli, et tuli vist reedel või tuli neljapäeval, et esmaspäevaks vaja, esmaspäeva õhtuks, et ta läheb nüüd reisile. Igatahes hakkas jamama või tuli reedele, ma pidin seda reedel kindlalt tegema, et vaadata, kas juppe vaja tellida. Et igatahes hakkas puterdama, tööle läks, aga gaasi anda, siis suri kohe välja. Ja jube imelikult käis. Esimesena siis tegin karpa, vaatasin üle, karpa kõik ilus puhas. Puhastan ikkagi ära ja hakkasin uurima, mis veel toimub. Ja siis panen tööle, uurin sinna kõik asju ja näen, kuidas piibust lööb vahelt seda minema elektrit, särtsu teeb. Aga sellest ei ole midagi aru saada, et siin kuskil mingi mõra all oleks või kuskil, aga siit kummi vahelt lõi siis jah minema endal seda voolu. Panin uue selle ja töötab nagu kellavärk. Et see sai ka korda kerge vaevaga tunnikene tööd ja käis jälle nagu enne. Lahe asi, pisike ja see on tal siis kämperi taga, karavan, kuidas see, mitte, teate küll neid, kus sõidad ja elad, siis ei ole see, mis taga on, vaid kämper, karavan, ma ei tea, kuidas seda kutsutakse, mitte haagis. Seal taga tal see on päris lahe asi, et siuke teema. Mis veel? Siin on juurde tulnud siis üks Leonard, ma ei mäleta, mis Leonard see on, igatahes selle mingi, millele juppe siukestes kohtades ei tea, kus ma tavaliselt tellin, mingid asju saab. Siis ta tahab, et üleüldine kontroll siin kõigele, vaadata üle, mis siin vaja on, taga piduri klots on vaja, ees on korras ja õlifilter, küünlad vahetada või teha siuke üleüldine hooldus, õhufilteri. Siis tahtis saada uut lenksu. Vaatasin siin silma järgi juba algul ära, et vana lenks on kuidagi jubedamalt jämedam. Ja siis tegin see katki natukene, et mõõta. Ja ei sobi. Ei ole päris sellele rattale mõeldud lenks. Et siis lenksusi ei saa. Siis, mis veel? Yamaha, ma ei mäleta, XV400 või mis iganes. Federica ütleb, et see on tõuk, mägot, tõuk, väike tõugupoiss, et siuke talle see ei meeldi, ega see midagi kõige kaunimat pole. Igatahes, väga hea, meil on siin õlileke tekkinud, mida ma otsin jube pikalt.
et ta on siin puhastan ära, nii ma tahangi teada, kus ta lekib. Ma arvan, et ta lekib siit. Jess, väga hea. Et mingi väike tilgake sinna tekkis, aga kus mul salvakat on, aga ei olnud päris kindel. Nii et õlilekke ja ta vist ei käi hästi, ma nüüd ei mäleta enam, ma unustasin ära, mida see klient mulle rääkis. Mina käisin sõitmas 2 korda lihtsalt, plaks lükkasin pimedaks, suri välja, panin tööle, sõitis edasi roo pealt. Et siin mingi elektrikala on ka, ta rääkis ka, et siin mingi elektrika teema, vahepeal tuled põlevad, vahepeal põle, tundub, et siin kaob lihtsalt vool ära, sädet ei ole, sureb välja. Ja ma ei tea, siuke imelik teema. Aga ma mäletan midagi teisiti, et ta ütles, et see ei kiirenda hästi või mis teema. Minul sõitis, kiirendas normaalselt, lihtsalt mingi hetk lükkas voolu tagant ja oligi kõik sellega. Sellest võib-olla on rääkinud. Siia sai UK-st tellitud nüüd uus staatori ja regulaatori kit. Täpselt sama teema. Võib-olla olen rääkinud, võib-olla ole igatahes. Siin on mingi teema, millest ma ei ole jagu saanud. Siin ma proovin hakata vaatama nüüd kõik üle. Ma olen siin midagi lahti kiskunud varasemalt, et elektrid ära vaadata, aga pole kasu olnud. Et väga halb asi on see, mulle ei meeldi see. Mis veel? Sellega ei ole midagi, see läheb kliendile tagasi, see on siin nädalake või rohkem seisnud. Järgmine nädal nüüd tullakse järgi, nüüd siis on selle korras. Siin ei ole midagi uut. See pole aru saanud, mis teema on. Sõidan, külmalt sõidan, siis sureb välja, enam tööle ei lähe. Ja mingi aja pärast läheb jälle tööle. Ma viimane kord, kui ma selle nüüd tagasi pidin lükkama 2 korda, ma olen sellega jalutanud siin, siis mul ei olnud küünalt kaasas, ma tahtsin proovida, et äkki kas sädet siis pole või ma ei tea. Ma olen kahtlustanud kütusepumpa ka, sest filter on tühi olnud, aga kui ma võtan vooliku karpa küljest tagant ära, siis tuleb kütus endiselt pumpa ilusti peale. Et ma ei tea, kuidagi tühjaks jääb. Et jah, siuke elu. Ja mõned asjad on veel siis töökojas või seal poe poolel ka. Ja rohkem olegi, räägime siis ühest rattast, mille ma tegin siin, see oli Peugeot, mingisugune Peugeot roller, millele sai tehtud esiamordi hooldust. Ja siis tuli klient järgi, vingus juba, et hind on kallis, et muidu on 190 €, meil oli 250 vist, sest seal tuli tööd juurde, kuna amordid ei tulnud lahti, sisu ei tulnud, sisemine osa ei tulnud välimisest osast välja, ma jamasin sellega üle tunni ajasin ja ilmselgelt ma küsin juurde, kui ma siukse jamaga pean tegelema, et nii kaua aega läheb lihtsalt, et see sisu kätte saada. Ühega läks natuke aega ja lõpuks tuli, teisega oli nii räige jama, sest et sisemine, see seip või metall, no ütleme seip siis, mis seal sees on, see läks teise peale ja siis ta ei kokku ja ta ei liikunud sealt lõpust üle ja see oli nii palju jama vist. Algul vingus selle üle, siis tuli siia, rääkis, ei, ta on 10 aastast peale ratastega sõitnud, ta tegeleb, tavaliselt teeb ise, aga nüüd pole aega aga ju siis amordi hooldus ei tee, sest et ta rääkis, et teised teevad odavalt ja teises kohas ja mida iganes, et ta on käinud ja siuke mees. Siis läks ära, mina läksingi siis selle punase Vespaga tiirule ja pärast tulen tagasi, Federica räägib telefoni, mõtlesin, nüüd on kellega siis nüüd, et rattaid läks päris palju ära, et kellega siis nüüd mingi teema, näost oli näha, et mingi probleem on. Ja tuli välja, et selle sama Peugeot'ga, mis läks ära, esiamordid. Klient nii närvis, ähvardas kohtuga, ähvardas kõigega, rääkis, et me teeme siin ainult jama, võtame palju raha, mitte midagi ei tee, et praktikant ei tee ka nii hullu tööd kui meie siin. Et ma polnud kumbagi õlitihendit pannud amortidele ja tähendab, õlitihendid olin pannud, aga need olid tagurpidi. Et see metallrõngas peab seespool olema, mitte väljaspool ja neid tolmukattid polnud üldse pandud. Siis vaatasin pilti, ma tegin ühe pildi eest, pildi peal on näha, et üks tolmukatt on olemas, siis teiselt poolt ei ole näha, sest teiselt poolt ma pilti ei teinud. Ja siis arutasime mingi tunnike, läksin raiskus, ma olin täiega stressis, mõtlesin, et rääkisin ka Federicale, et kui siuke asi on, et ma panin nüüd päriselt õlitihendit tagurpidi, siis ma ei tee seda tööd rohkem. Siis läheb töökoda müük ja nägemist. Ja vaatasime pilti ja üks on olemas. Federica ütles, et ma helistan tagasi, küsime, et kuidas siis on. Et kas ainult ühel pool ei ole siis või ei ole kummagi pool. See teine pool on see, millega ma jamasin siin mitu tundi või mitu tundi, vaid ikka üle tunni, et lihtsalt lahti saada. Ja
siis ütles, et kummagil pool pole õlitihendeid või tolmukatteid ja õlitihend tagurpidi. Siis ma juba hakkasin mõtlema selle peale, et kuidas ta mõlemad seda näeb, kui ühel pool on tolmukatte olemas, on ju, et kas ta tegi ise lahti ja siis veel rääkis seda, et õli lahmab välja, et sõitis august läbi ja siis vist hakkas õli lahma välja, siis ma mõtlesingi, et äkki lõi tolmukatted lahti pealt ära ja siis ta näeb neid õlitihendeid seal sees, et need on tagurpidi pandud. Siis oli see aeg veel, et arutasime veel varasemalt, näitasin Federicale ka, sest ta ei tea niimoodi, et võtame õlitihendid siin erinevad. Siuke näiteks. Siin on näha metallrõngas, millest ta rääkis, on väljaspool. Tema arvab, et see peab seespool näiteks olema. Ja altpoolt on siis siukene, et okei, ärme seda praegu mõtle, et tema mõtles, et siis, et siin alati on seespool on ka metallrõngas ja erinevus on päris suur, on ju, et siin on suur vahe, siin sellel ei ole üldsegi vahet. See on välimine osa, mis jääb peale, siin on näha seda rõngast on, metallrõngast näha, aga jällegi, allpool, erinevus on päris suur, et valest pidi seda panna, et siis ma ei tea, mis peab tegema, on ju. Et päris kergelt saab aru. Ja siin on siis täiesti kinnine, kus ei ole üldse mingit metallrõngast, aga seespoolt on endiselt näha seda. Aga jällegi, et tagurpidi neid panna, siis peab, ma ei tea, mida tegema. Ja siis oligi, tema telefoni teel ütles, et kumbagi tolmukatted pole pandud. Võtame siit ühe tolmukatte, siin pole ühtegi õlirõngast näha, et siuke tolmukatte. Ja et kumbagi pole pandud. Pildi pealt on näha, et ühel pool on kindlalt olemas. Ja õli lahmab ka välja, õli lahmab selleks välja, et ma ju teen kõik õliga kokku korralikult ja panen nad kokku siis, et nad läheks libedalt peale ja oleks hästi. Ma paar korda pumpan läbi, puhastan amordid ära, aga eks seda õli on seal tihendite küljes endiselt, mõlemal tolmukattetel ja tihenditel, et seda ranti jääb ikka näha, kui siis amort liigub siit alla, siis tekib see kuskil see rant. No siin on ka näha, et siin on natukene rant, on ju, ja siis ongi. Et selle pole ma midagi teinud, aga siin on oli näha lihtsalt, et mingit õlikirmet on näha, et kas see siis natukene hakkab vanaks jääma või lihtsalt mustus tekib see ja siis kui amort liigub, siis tekitab randi. Et hetkel tema rattal oli siis see, et asjad on õlised. Ja siis sain ma aru, mis toimub. See on teine tolmukatte siis. Ja siis mees vaatab lihtsalt tolmukatteid ja arvab, et need on õlitihendid. Mees, kes on 10 aastast peale tsiklitega sõitnud ja teab nii palju ratastest, aga ta ei tea, mis vahe on siis tolmukattel ja õlitihendil. Ja siis oligi, ütlesime, et saada pilte, et ta pidi järgmine päev tulema, ta pidi samal päeval pilte saatma, järgmine päeval meile siia tulema, et siis teeks korda asjad, on ju, või ma ei tea mida. Ja siis ma olin nii närvis, sest et kui tegemist on siukse idioodiga, ilmselgelt, lumehelbekesed jälle räägivad, siin kommenteerivad, et kuidas ma julgen klientidest niimoodi rääkida, aga kui oled idioot, siis ole vait. Ma olin nii närvis selle peale, sest ma raiskasin tund aega lihtsalt sellele, et me rääkisime Federicaga ja näitasin talle neid ja aega läks, sest ma olin räigelt stressis, sest ma mõtlesin, kas ma tõesti saan siukse vea teha. Ta ütles ka, kui sul siin jamasid sellega ja kliendid tulid, segasid siin vahepeal, ei saa vabandusi tuua selles mõttes, et kui mind segatakse, see võib vigasid sisse tuua, aga see ei ole vabandus, et alati peab üle kontrollima. Ja põhimõtteliselt järgmine päev jõudis kätte, ootame, mõtlesime, et väga hea, tuleb siia, näitame ära, et kõik on okei. Helistame, ei võta vastu. Siis mõtleme, okei, äkki, ma ei tea, ilmselgelt me teadsime, et ta sai teada. Helistasime veel enne tööpäeva lõppu ka neljapäeval, kella 3 aeg, et ütleme, et kus sa oled, et me tahaks ikka ratta korda teha ja värki. Aga ei tolki meest, et ei võta vastu, ei helista tagasi mitte midagi. Ilmselgelt sai aru, et vaatas peeglisse, sai aru, et tüüp on idioot lihtsalt, täis idioot, ajab lihtsalt närvi, ähvardab advokaatidega igale poole, kaebab kohtusse, et raha kätte saada, et me teeme siukest jama siin ja ma olin nii närvis selle venna peale pärast, et see on täiesti kohutav. Et siuke elu siin on.
kohtud, mingi kamp perekond tuleb siia sisse, lammutab mingi aeg ja mis siin kõik on, ühed tärnid ja sihuke Hispaania elu siin, kliendid võiks head olla. Ei, aga tegelikult on see, et 95% klientidest, võib-olla rohkem, on normaalsed, aga lihtsalt alati jääb need halvad meelde. Need 5%, kes ei ole millegagi rahul. Et jah, sihuke elu siin käib. Pole hullu, saame hakkama. Natuke närvikõdi peab vahepeal ikka olema. Et peaaegu läks töökoda müüki, aga seekord läks õnneks. Nii et hästi, rohkem mul pole midagi rääkida. Väike video siia pühapäeva ikka tuleb ära. Ja siis on hästi. Praegu vaatame, kuidas järgmine nädal läheb. Davai, tšau siis!